Meil tuleb siin hea pidu. Ütle üks põhjus, miks Kaja Kallas on öelnud, et astub tagasi. Kas ta astub tagasi? Kuskilt tund aega tagasi umbes Kaja Kallas teatas, et tema astub tagasi. Aga ma ei usu sellesse kahjuks. Kus viibib Kaja Kallas? Mina olen siin juba 3. päev. Kas te tõesti astute tagasi? Ma astun tagasi. Hurraa! Aga see ei ole kõige tähtsam. Alustame sellest kõige tähtsamast. Mis on parem, kas pits viina, klaas veini või kann õlut? Klaas veini söögi juurde või sünnipäevalauas pits viina. Eks ikka viin, ikka viin. Kokaiin. Mis see sinu asi on? Sa õudus, see nurjatu Riigikogu kamp. Mida me võtame? 300 grammi viina ja 100 grammi seapekki juurde. Kas sa tooksid mulle pudeli viina? 60 pudelit viina. 64 pudelit lauaviina. Viina 18 liitrit, longdrinke ja kokteile 25 liitrit. Inimene, kes baaris tellib endale kokteili koos kokteilikõrrega, on lühinägelik. Ära kaaguta, ole vait. Midagi veel. Veine ja vahuveine 13 liitrit ning teisi kangeid alkohoolseid jooke 6 liitrit. 90 liitrit veini, 60 liitrit vahuveini, 110 liitrit õlut, 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke, 20 liitrit muid eelnevalt nimetamata alkohoolseid jooke, mille alkoholi sisaldus on alla 22%. Mina käisin poes. Ma ei ütle, et on kuidagi odav, aga ma lihtsalt toon jooke siis niisama, eks ole. Kas kõik on kohal? Kõik on enam-vähem kohal. Hakkame siis pihta. Kõigepealt ma tahan öelda, et sööme ühe väikese kiluvõileiba, võtame pitsikese valget viina. Asume asja kallale. Näete, ma julgen öelda, et mina joon siin täna viina. Jooge viina, nuusutage küüslauku. Ma arvan, kõik teate, et viina ja õlut koos juua segades ei ole just kõige parem. Parem on juua viina eraldi ja õlut eraldi. Kinnitada see veel kord ühe väikse klõmmiga. On väga oluline piirata alkoholi tarbimist. No kuulge, nüüd te panete küll täiesti puusse, vabandust väljenduse eest. No kuidas te saate sihukest lollust üldse välja öelda? Siin oli juttu kanepi tarvitamisest, et liigutakse edasi kangemate narkootikumide juurde. Kanep on selline nii-öelda laste asi. Et tõsine asi on ikka kokaiin. Mis meil on alles? Kokaiin, amfetamiin, fentanüül. Kes selle esimene on? Mina olen esimene. Kes teine või kolmas? Ma olen teine. 3. Aga alustame siis. Ma ise mäletan lapsepõlvest seda, et kui viina hind tõusis 4-12 5-30 peale. Endagi minevikule vaadates ma mõtlen praegu tihti, et millised oleksid tulemused praegu, kui oleks suutnud nurjata sigarettide ja viinade ja kirglike naiste rünnakud peale oma keskkooli lõppu. Igal juhul olete paljusid elusid rikkunud ja paljusid inimesi pannud rohkem jooma. Jürgen, ole viisakas ja ole vait, ära kobise. Ole vait. Mida te irvitate? Meil oli lõbus hetk. Mida te irvitate? Meil oli lõbus hetk. Jah, mida te irvitate? Kaks jobu. Jah, kaks jobu. Oi, täpselt nii ma teile ütlengi, sest teie irvitamine jätab teist täpselt selle mulje. Hea Martin Helme. Jah, ma ei ole Martin. Mida nad irvitavad? Mida ma ütlesin seesugust, mis vääris irvitamist? Ma sööndan arvata, et see ei olnud pahatahtlik naer. Mida nad irvitavad? Ei ole irvitada midagi. Teie reaktsioon oli natukene. Võtke oma vikerkaare lippi ja irvitage selle taustal. Ole vait. Ma arvan, et tegelikult see ei olnud pahatahtlik. Teie taolised ei irvita minu üle. Ma oskan ka irvitada. Väga hästi ja paremini kui teie. Siis on meil ees oodata järsult suurenevat tööpuudust. Ida-Virumaale on üle 110 000 uue töökoha tulemas. Kuulge. No see on lihtsalt sihukest lollust ajate suust välja. Ma arvan, et see on vale. See on tahtlik vale praegu. Ida-Virumaal elab 137 000 inimest koos imikute ja raukadega ja ma saan aru teie kiusatust käia välja absurdseid numbreid, mis ilmselgelt ei ole relevantsed, aga ma luban teile, ma kontrollin selle järgi, me saame vastuse, et kas 110 000 uut töökohta luuakse Ida-Virumaale, vastab tõele või mitte. Juba 504 töökohta on loodud. Kaine peaga sellist lollust. Räägime elektrist.
Elektrit toodame me pea täies mahus ise. See tähendab seda, et meie turupiirkonnas on elektrit vähem, neid elektrimolekule on vähem. Molekule, elektrimolekule kuidagi juurde ei tule. Kas sa oled natuke kohtlane või mis sul viga on? Absurd ju. Kahjuks lolle on igal pool ja igas vanuses. Andrus Ansip on limonaadiautomaat. Me teame, et Ansip on limonaadiautomaat, teie vaated siis limonaadiautomaatidele ja sünnitusmasinatele. Minu vaated võivad olla hästi kummalised. Aga seda keegi ei küsinud paraku. Sellest võib rääkida, see ei ole keelatud, aga ainult siis, kui see kedagi huvitab. Antud juhul see ei huvitanud mitte kedagi, mitte keegi ei küsinud selle kohta. Ma mõtlesin, et äkki saab täna teie erakonnakaaslasest limonaadimasin teist korda. Kaja Kallas valetas nahaalselt ja häbematult teatades, et maksud ei tõuse. Lugege mu huultelt. Mina pole öelnud, et lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Kaja Kallas ütleb, lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Kõige õudsem vale, mis olla saab. Ma ei ole öelnud seda. See on ülimalt küüniline, ülimalt häbematu ja ülimalt moraalitu. See pilt ei ole nii must, nagu teie seda maalite. No teie olete kuulsaks saanud oma oktoobrikuise ütlusega, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse, punkt. Sellest negatiivsest foonist tegelikult see toidab, see on nõiaring, see toidab iseennast. Me võimendame ise seda, et rääkige ka positiivsetest asjadest. Ja neid positiivseid asju on. Päris huvitavad vastused olid selline tunne, et need vastused kirjutas ChatGPT. Väga andekas stand-up show. Me tegelikult tuleme väga ulatuslike meetmetega inimestele appi. Kuulge, no mis jutt see on? See on ju mõistusevastane loll jutt, et lõpetage selline jutt ära. Mina ei ole mingi automaksu fänn. Absurdsus ju. Vaadake peeglisse, te olete valetanud sõna otseses mõttes. Kuskilt peab nende lollustel piir minema. Kuskil peab selle totrus ära lõpetama. Minu saatuseks on vist surra joomalauas. Rüüpan viina pudelist, isegi veel hauas. Lähme ära koju. Mis me siin ikka lolli mängime? Rääkida oleks palju, kuulata tahaks loomulikult seda kõike, mida veel oleks rääkida, aga võib-olla siis mõni teine kord. Seltskond on ära tüüdanud. Me lähme kuskile jätkupeole, veel ühel jätkupeole ja siis... Kas ja kus ma saaksin minna, sest et kihk on nii suur, karaokebaarid on ju kinni pandud. Tuleb välja, et me mineme kasiinosse. Hommikujoomarlus on turism, mida Eesti vajab.